Aastakümneid oli Kuveit üks riik, mida Iraan kunagi ei puutunud. Kõik teised Pärsia lahe riigid said rakette kas Iraanilt või nende käsilastelt. Saudi Araabia talus Huthi rünnakuid, mida iraanlased relvastasid ja juhtisid. Araabia Ühendemiraadid said selle sõja jooksul ainuüksi 3000 drooni ja raketirünnakut. Ja Katar, väidetav Iraani liitlane, sai ikkagi pihta. Aga näete, Kuveit oli teistsugune. Kuveit jäi neutraalseks ja Kuveit hoidis kogu selle aja, isegi enne seda diplomaatilised kanalid avatuna nii Iraani kui ka teiste Pärsia lahe monarhiatega. Aga tundub, et nüüd rikub Iraan ise oma reegleid. Eile õhtul tungisid Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandod Kuveidi sõjaväesaarele, et tappa või vangistada Ameerika sõdureid. Ma ei tee nalja. Eile õhtul oli see iraanlaste poolt tohutu eskalatsioon ja nad teevad seda läbirääkimiste ajal, kus nad väidetavalt ütlevad, et tahavad pikaajalist rahu. Seda on kinnitanud Kuveidi välisministeerium. Vaata raportit. Välisministeerium väljendab Kuveidi riigi tugevat hukkamõistu ja taunib relvastatud rühma, mis koosnes Iraani Islaamivabariigi islaamirevolutsiooni kaardiväe liikmetest, sisenemist Bubiani saarele, eesmärgiga sooritada vaenulikke tegusid Kuveidi riigi vastu ning nende kokkupõrget Kuveidi relvajõudude liikmetega enne kinnipidamist, mille tagajärjel sai üks Kuveidi relvajõudude liige vigastada. Näete, põhjus, miks see on nii suur asi, seisneb selles, et saar, mida Iraan otsustas rünnata, see saar, Bubiani saar, asub umbes 30 kilomeetrit Iraani piirist edelas. Ja Iraan teab, et USA väed kasutavad nüüd seda saart ja seal asuvad baasi. See on sellepärast, et tead, Iraan ründas tegelikult seda saart juba varem korra. 4. aprillil, kui USA väed viisid läbi arvukalt õhurünnakuid sellest kohast põhja pool Iraani terroristide vastu, kes üritasid Iraaki siseneda. Iraan vastas, rünnates seda saart. Põhimõtteliselt vastulöök USA rünnakutele, sest Iraan teab, et sellelt saarelt tegutsevad USA väed. Siis täna, vaherahu ja läbirääkimiste ajal üritas IRGC tungida baasi, kus tõenäoliselt asuvad USA väed. Pole raske arvata, mis nende eesmärk oli. Kas tappa või vangistada mõni Ameerika sõdur, et saada läbirääkimistel rohkem mõjuvõimu. Oluline on siin see, et Kuveit ütles, et see oli rünnak nende suveräänsuse vastu ja nad jätavad endale õiguse vastata. Siin on see avaldus. Kuveit on öelnud, et Kuveidi riik jätab endale täieliku ja loomuliku õiguse enesekaitsele vastavalt ÜRO põhikirja 51. artiklile ning võtta tarvitusele meetmeid, mida peetakse sobivaks oma suveräänsuse kaitsmiseks ning oma rahva ja elanike kaitseks. Põhjus, miks ma selle avalduse välja toon, kuigi see kõlab nagu tüüpiline avaldus, mille iga riik pärast rünnakut välja annab, on see, et Araabia Ühendemiraadid andsid iga kord, kui Iraan neid droonide ja rakettidega ründas, välja sarnaseid avaldusi. Ja tead mis? Varem oleme rääkinud, et minu isiklik arvamus oli, et Araabia Ühendemiraadid andsid vastulöögi. Ja täna on meil tegelikult selle kohta ametlik kinnitus olemas. Vaata seda raportit. Araabia Ühendemiraadid on salaja korraldanud rünnakuid Iraani vastu. Üks rünnak aprillis tabas nafta rafineerimistehast Iraani Levan saarel. Selle rünnaku ajastus on kindlasti huvitav, sest see toimus tõenäoliselt kas mõned tunnid enne või mõned tunnid pärast relvarahu väljakuulutamist. Me ei tea täpset aega, kuid me teame, et see oli päev, mil rünnak toimus. Sel hetkel, aprillis, kui relvarahu välja kuulutati, spekuleerisid kõik, kes see võis olla. Kas see oli Iisrael, kes tabas seda rafineerimistehast? Kas see olid Ameerika Ühendriigid? Nüüd, mõlemad riigid, USA ja Iisrael eitasid avalikult, et nad oleksid selle rünnakuga seotud ja Iraan ei süüdistanud kunagi kedagi. Aga levisid kuulujutud, et see oli Araabia Ühendemiraadid ja nüüd on meil kinnitus olemas. Siin tahaksin ma selgitada kõigile, kes võivad olla segaduses. Alguses, kui see sõda algas, ütlesid põhimõtteliselt kõik Pärsia lahe riigid, et nad ei luba Ameerika Ühendriikidel kasutada oma õhuruumi ega baase, mis asuvad nende territooriumil. Aga see muutus siis, kui Iraan hakkas neid riike ründama vastuseks Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli rünnakutele Iraani vastu. See ei ole kellelegi arusaadav. See, mida Iraan tegi, oli lihtsalt puhas terrorism. Nad ründasid riiki, kes ei tahtnud selles sõjas osaleda. Ja just sellepärast on meil nüüd rohkem teateid teiste riikide kohta. Põhimõtteliselt kas antakse Ameerika Ühendriikidele luba kasutada oma õhuruumi Iraani ründamiseks või siis riigid nagu Araabia Ühendemiraadid sekkuvad otse ja ründavad Iraani ning Iraani rafineerimistehaseid. Nüüd, Araabia Ühendemiraadid võivad olla väike riik, kuid nende sõjavägi pole naljaasi. Nende sõjavägi on hästi varustatud, läänes toodetud hävituslennukite ja jälgimisvõrkudega. See rünnak viitab sellele, et riik on nüüd valmis jõudu kasutama Iraani vastu, et tagada, et neid ei kiusaks terroristlik režiim. Ja kui sõda peaks uuesti algama, pole see kindlasti hea uudis Iraani režiimile. Ja tead mis?
Araabia Ühendemiraate ei rünnanud ainult Iraan. Meil on ka teateid Saudi Araabiast, et nad tegid sama asja. Vaata seda. See tuli sõna otseses mõttes välja, kui ma seda videot salvestasin. Nii et kui ma salvestasin sissejuhatust, tuli teade, et Saudi Araabia oli samuti osa vastulöögist Iraani vastu. Siin on Reutersi raport. Saudi Araabia alustas salajasi rünnakuid Iraani vastu, kui piirkondlik sõda laienes. Ja taas, selle ajastus on oluline. Saudi Araabia ei olnud selle sõja alguses osa sellest sõjast. Saudi Araabia sekkus ainult enesekaitseks ja vastulöögiks, põhimõtteliselt heidutuse loomiseks. Just Iraan oli see, kes esimesena ründas Saudi Araabia taristut ja kodanikke. Ükski enesest lugupidav riik ei vaataks sellele lihtsalt läbi sõrmede. Nii et kuigi sõja ajal me ei teadnud, kas Saudi Araabia annab vastulöögi või mitte, on meil nüüd kinnitus, et nad tõesti andsid vastulöögi. Nad lihtsalt ei kuulutanud seda avalikult välja. See kinnitus tuleb nüüd 2 lääne ametnikust, kuid me ei tea, mida see täpselt tähendab. See võib tähendada ükskõik keda, kedagi, kes töötab Ameerika Ühendriikide valitsuses või kedagi Euroopast või kusagilt mujalt. Siis on veel 2 ametnikku, kes seda uudist kinnitavad, Iraani ametnikud. Pole kindel, kui usaldusväärne see osa on. Kuid siiski ei ole raske uskuda, et riik, keda Iraan provotseerimatult ründab, reageerib kuidagi. Nii luuakse heidutus. Nii tagadki, et inimesed ei tule lihtsalt niisama sind ründama. Teine asi, mida siin on oluline selgitada, on see, et need raportid ilmuvad küll praegu, kuid need räägivad rünnakutest, mis toimusid enne relvarahu jõustumist. Seega enne aprilli toimusid need rünnakud sõja ajal, kui Iraan ründas neid riike ja neid riigid vastasid omakorda. Kui sõda peaks uuesti algama, mis läbirääkimiste tõttu tundub järjest tõenäolisem, siis Ameerika Ühendriigid ei ole valmis tuumatingimuste osas mingeid järeleandmisi tegema, mis tähendab, et nad on valmis loobuma raketitingimusest, mis meil enne sõda oli. Me oleme valmis loobuma Iraani toetatud relvarühmituste rahastamise nõudest, mida me enne sõda Iraanilt nõudsime, kuid Iraani tuumarelvade ja rikastamisprogrammide osas pole mingeid järeleandmisi pakutud. Ja Iraan ei ole ka valmis neist loobuma. Nii et tundub, et sõda peab mingil hetkel uuesti algama, kui läbirääkimised edasi ei liigu. Ja tead mis? Need Lähis-Ida riigid, need lahe riigid olid selles sõjas varem osalised. Nad valmistuvad teiseks ringiks. Mul on rohkem üksikasju. Enne kui selle juurde läheme, väike meeldetuletus kõigile. Vajutage allpool like'i ja tellimise nupu, see aitab meid tõesti väga palju. Ja nüüd vaatame seda klippi. Jah, tere hommikust, kutid! Lähis-Ida valmistub võimaluseks, et piirkond naaseb lähiajal sõjaolukorda. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Khalebov postitas öösel X-i öeldes, meie relvajõud on valmis andma igale agressioonile hästi teenitud vastuse. Vale strateegia ja valed otsused viivad alati valede tulemusteni. Kogu maailm on sellest juba aru saanud. Me oleme kõigeks valmis. Nad saavad üllatuse osaliseks. See ähvardav sõnakasutus tuli pärast seda, kui president Trump lükkas tagasi Iraani vastuse USA rahuplaanile, nimetades seda rämpsuks ning viitas, et relvarahu on kriitilises seisus. See on uskumatult nõrk. Ma ütleksin, et praegu nimetaksin seda kõige nõrgemaks. Pärast selle rämpsu lugemist ütlesid nad, et ma ei lõpetanudki selle lugemist. Ma ütlesin, et ma ei hakka oma aega selle lugemisele raiskama. Ma ütleksin, et see on praegu üks nõrgemaid, see on elu toel. Kas sa usud, et Iraaniga on võimalik leida eristav lahendus või on siis ainult sõjalised võimalused? Ei, ma arvan, et see on täiesti võimalik. Eile kohtus president Trump sõjaliste nõunike ja riikliku julgeoleku nõunikega, et põhimõtteliselt vaadata üle Ameerika Ühendriikide võimalused. See kohtumine toimus pärast seda, kui Iraan saatis oma rahuplaani, mis oli põhimõtteliselt midagi, mida Ameerika Ühendriigid ei saa vastu võtta. Iraan tahab sõja peatamist. Iraan tahab, et Ameerika Ühendriigid lõpetaksid USA blokaadi. Iraan tahab, et USA vabastaks kõik külmutatud varad. Ja vastutasuks tahab Iraan lihtsalt avada Hormuzi väina. Nad ei soovi loobuda oma tuumarikastamise programmist. Nad ei soovi loobuda tuumamaterjalistega rikastatud uraanist, mis neil on oma tuumarajatistes. Kõik, mida nad praegu tahavad, on lihtsalt avada Hormuzi väin. Ja nad tahavad, et Ameerika Ühendriigid loobuksid kogu oma mõjuvõimust, mis USA-l on. Loomulikult ei tohiks USA sellega nõustuda. Ja ma ei usu, et USA sellega nõustub. Sellepärast toimuski eile kohtumine sõjaväe ülematega. Kuid siin on oluline täpsustada. Ainult see, et kohtumine toimus, ei tähenda tingimata, et sõjaline tegevus on kohe tulemas. Need kohtumised toimuvad põhimõtteliselt 2 korda nädalas alates relvarahust. Ja tegelikult ei ole meil olnud ühtegi sõjalist tegevust peale projekti Vabadus. Nii et võib-olla tähendab see, et projekt Vabadus võib peagi uuesti alata. Kuid ainult see, et toimus kohtumine sõjaväe ülematega, ei tähenda tingimata, et sõda hakkab uuesti pihta. Oluline asi, mida siin silmas pidada, on see, et president Trump lahkub homme Hiinasse. Ja Hiinal on Iraani üle palju mõjuvõimu.
ja Iraan arvab, et Hiinal on palju mõjuvõimu Ameerika Ühendriikide üle. Vaatame siis, kuidas läheb kohtumine Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja mis sellest kohtumisest välja tuleb. Ma kahtlen väga, et sõda enne seda kohtumist uuesti algaks. USA vaatenurgast on see väga tähtis kohtumine. Hiina vaatenurgast on see samuti väga tähtis kohtumine. Mõlemad pooled eelistaksid tegelikult Iraanist mitte rääkida, kuid arvestades praegust maailma, on see ilmselt võimatu. Praktiliselt iga riik maailmas kannatab Iraani tekitatud Hormuzi väina kriisi tõttu. Seega olen kindel, et Iraan on kõige tähtsam teema, millest juhid räägivad. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Nüüd, veel üks oluline uudis, mis eile välja tuli, on seotud Pakistaniga. Riigiga, mis on vahendanud läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ja see on huvitav, sest tundub, et Pakistan ei pruugi olla nii neutraalne vahendaja, nagu Ameerika Ühendriigid sooviksid. Vaadake seda raportit. Kui Pakistan asus end positsioneerima diplomaatilise vahendajana Teherani ja Washingtoni vahel, lubas ta vaikselt Iraani sõjalennukitel oma riigis maanduda, võimaldades neil potentsiaalselt varjuda USA rünnakute eest. Päevad pärast seda, kui Trump teatas aprilli alguses relvarahust, saatis Teheran mitu lennukit Pakistani õhuväebaasi Nur-Khanile. Sõjalise varustuse hulgas oli Iraani õhuväe RC-130, mis on Lockheed C-130 Herkulese taktikalise transpordilennuki luure ja teabe kogumise variant. Pakistani ametnikud kinnitavad nüüd, et Iraani lennukid saabusid riiki, nagu CBS teatas, ja on seal siiani. Pakistani sõjavägi või Pakistani välisministeerium ütleb, et sellel pole mingit seost ühegi sõjalise hädaolukorra ega hoiustamiskokkuleppega. Vastupidised väited on spekulatiivsed, eksitavad ja täielikult fakti kontekstist eemaldunud. Pakistan ütleb, et lennukid on riigis põhimõtteliselt selleks, et aidata julgeolekut tagada juuks, kui kavandatakse edasisi rahuläbirääkimisi. See pole sugugi kaugel ulatuv järeldus, sest USA sõjavägi ise saatis palju varustust Pakistani juuks, kui toimuvad teise vooru läbirääkimised või kui president Trump külastab riiki. Aga põhjus, miks nii paljud inimesed on Pakistani suhtes nii skeptilised, on see, et nagu te võib-olla juba teate, mängis Pakistan Afganistani sõja ajal mõnes mõttes mõlemal poolel. Nad aitasid Afganistani, nad aitasid Talibani, olles samal ajal selle sõja ajal USA liitlane. Ja sellepärast on paljudel inimestel raskem Pakistanit täielikult usaldada. Üks selline inimene on senaator Lindsey Graham, kes ütles täna hommikul Pakistani kohta järgmist. Kuulake. Kas olete teadlik teadetest, et Pakistan lubab oma baasidesse parkida Iraani lennukeid? Kendall King. Härra, olen näinud sellest ühte raportit. Kas see oli täpne? Muidugi ma arvan, et see põhineb erinevatel klassifitseerimise küsimustel. Las ma küsin nii, kas sa nõustud, et see on täpne? See on kuidagi vastuolus rahuvahendaja rolliga. Härra, ma ei tahaks seda kommenteerida. Põhinedes käimasolevatel läbirääkimistel ja Pakistani rollil. Secretary Hegstep, kui vahendaja lubab luurelennukitel Iraanis parkida Pakistani lennubaasides, kas te arvate, see on kooskõlas õiglase vahendaja rolliga? Jällegi, ma ei tahaks nende läbirääkimiste vahele sekkuda. Mina tahan küll, tõesti tahan. Ma tahan nende läbirääkimiste vahele sekkuda. Ma ei usalda Pakistani karva võrdki. Kui neil tõesti on Iraani lennukid Pakistani baasides, et kaitsta Iraani sõjalisi varasid, siis see ütleb mulle, et me peaksime võib-olla otsima kedagi teist vahendajaks. Pole ime, et see neetud asi kuhugi ei liigu. Nüüd vaatame, mis sellest välja tuleb. Vaatame, kas need lennukid lähevad tegelikult Iraani tagasi või mitte, kui rahuläbirääkimised katkestatakse, sest siis me teaksime täpselt, mida need lennukid Pakistanis teevad. Nüüd, siin on üks asi, millele ma tahan tähelepanu juhtida. Vaid 2-3 nädalat tagasi süüdistasid Iraani ametnikud Pakistani selles, et nad on nendel läbirääkimistel liiga Ameerika Ühendriikide poole kaldu. Nad tahtsid vahendajat, kes oleks neutraalne. Nii et mingis mõttes on see omamoodi positiivne, aga kui mõlemad pooled süüdistavad vahendajat selles, et ta on teise poole poolt, siis vähemalt ei tule süüdistused ainult ühelt poolt. Mõlemad pooled arvavad, et Pakistan ei tee piisavalt, et nende huve toetada, või võib-olla teeb Pakistan liiga palju, et aidata teist poolt. Aga siiski, ma arvan, et kui läbirääkimised edasi liiguvad, saame rohkem teada. Nüüd, kui pöörame oma tähelepanu tagasi Iraanile, siis majanduslik olukord läheb tõesti väga halvaks. Vaata seda raportit. Üks asi, mida peaaegu iga inimene, kellega ma Iraanis rääkisin, on mulle öelnud, ja mida ingliskeelsest meediast ei pruugi märgata, on see, et Iraanis valitsev laastav inflatsioon, eriti toiduainete osas, on viimase kuu jooksul hinnad hüppeliselt tõusnud. Ja see on sellepärast, et varustust lihtsalt ei tule sisse.
Siil oli toidukaupade saadetis, mis pidi sisse tulema, kuid ilmselt üritasid iraanlased või täpsemalt Iraani revolutsiooniline kaardivägi üritas smugeldada relvi, peites need konteineritesse, mis tegelikult olid mõeldud riigile toidu transportimiseks. Ja sellepärast ongi inflatsioon täiesti kontrolli alt väljas, sest varustust ei tule sisse ja muidugi Iraani raha lihtsalt kukub järjest. Ja see tähendab, et iraanlased ostavad lihtsalt vähem seda, mida nad saavad importida. Kõik, mida nad välismaalt ostavad, nende raha väärtus langeb iga päevaga. Ja see tähendab, et nad saavad iga päevaga järjest vähem osta. Tegelikult on olukord muutunud nii halvaks, et Iraani keskpank on kehtestanud piirangud välisvaluuta tehingutele, et säilitada oma reserve. Põhimõtteliselt tahavad nad olla kindlad, et neil oleks kõva valuuta. Välisvaluutad nagu dollar, euro või isegi yuan, mida nad saavad kasutada kaupade ostmiseks teistest riikidest. Nüüd siin läheb majanduslik olukord ainult hullemaks. Aga kahjuks on see probleem diktatuuridega või millegi sarnasega, nagu näiteks Venemaa või Põhja-Korea, kus isegi kui majanduslik olukord on kohutav, kannatavad inimesed iga päev. Eliit, kes otsuseid teeb, ei kannata, seega võivad nad väga kaua vastu pidada. See on üks suuremaid probleeme sanktsioonidega, eriti lühiajaliselt, sest sanktsioonid toimivad. Need on mõeldud majanduse mõjutamiseks. Need on mõeldud selleks, et võimulolijatel oleks raskem majandust kasvatada ja raha teenida. Kuid kahjuks, isegi kui majandus kannatab, ei taha võimulolijad võimust loobuda. Nad ei ole valmis vigu tunnistama ega läbi rääkima. Oleme seda näinud Venemaal, oleme seda näinud Põhja-Koreas ja tõenäoliselt näeme seda Iraanis. Kõige rohkem kannatab elanikkond. Eliit naudib oma võimu ja saab sellest kasu. Ja nad tahavad nii jätkata nii kaua kui võimalik. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi vaatama ja uurima, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraanis karjäridünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime praegusesse olukorda, siis kindlasti vaata seda. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppkuva videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.